Harjumaal Kostiveres märkas Papli tänava rahvas maja number 1 akna küljes rippumas veriseid kasse. Üks õnnetu hing oli juba oma otsa leidnud, teine aga tõmbles veel põrgpiinades. Kõikjal oli näha verd. Inimesed ei saanud aru, mis toimub. Kas keegi tõesti piinab niimoodi oma lemmikloomi või ei pannud pererahvas akna vahel rippuvaid kasse lihtsalt üllataval kombel tähelegi. Naabrite sõnul käivad selles korteris alatasa vägevad joomingud. Muuseas see juhtum ei pidavat seal elamises teps mitte esimene olema. Ka õuekutsa olevat jupp aega kettipidi üle aia rippunud. See poiss, kes elab, see vist on kinni olevat pandud, ma kuulsin. Ja mingi võlgade pärast vist. Ja. Neid naisi ma ei tea ka, kes kellegi oma üldse on. Naabrid andsid juhtunust teada ka loomakaitseseltsile. Maja ümber toimetavad võõrad inimesed viisid kassiomaniku endast välja. Kassiomanik väitis, et ta olevat üleüldse mitu päeva tööl olnud ning ei tea kodus juhtunust midagi. Tema polevat süüdi, et kassid aknast välja tahtsid hüpata ja kinni jäid. See on minu kuradi loom, te armastate rohkem kui oma meest. Ja ma ei tea, mul mees on tööl Rootsis, mida te uurite, на каком праве вообще спрашиваете здесь все? Äkki te võtte analüüsi какие-то возьмете? В чем дело вообще? Sina lähed 2 päevaks kuskile ja sa võt kassi kaasa. Ei, no siis ma jätan ta kellegi hoolde, et keegi hoolitseks looma eest. Tööasja, täna hommikul tulin siia. Ja ei, no ma jätaks kellegi kätte, kes hoolitseks looma eest. See aken jäi lahti, jubu. Täitsa lõpp. Ja. Придурки, блядь. Мне перси будет looma kaitse. Üks õnnetu kass heitis rippudes hinge. Teine aga suutis ennast vabastada ja lohistas ennast kõrvalaeda. Sealt kostiski kurba näugumist. Vaene loomake oli akna vahel rippudes nii palju viga saanud, et ei suutnud enam tagumisi käppi liigutada. Tagakeha oli justkui halvatud ja loom vajas kiiret arstiabi. Paraku perenaist see ei huvitanud ja räusates nõudis ta vaid oma paskat tagasi. Anna paskat siia! Too kass siia! Anke kass siia! Sa ei viinu kassi siia! Too kass siia! Loomakaitsjad hooletu kassiomaniku nõudmistele ei allunud ja toimetasid vigastatud kassikese tohtri juurde. Loom puhastati verest ja tehti vajalikud uuringud. Mingisuguseid luuliseid vigastusi siin ei ole, selgroog on täiesti normaalne, puusaliigesed, kõik on täitsa tipp-topp. See on ikkagi lihtsalt sellest samast pitsumisest ja verevarustuse häiretest on tingitud see. Lööme vere natuke vedelamaks, turgutame üles ja võtab need jalad alla tagasi regena. Paska-nimeline kass jäeti paariks päevaks arstide valvsa pilgu alla ja siis hakatakse talle uut kodu otsima. Loomakaitsjad ei kavatse omanikele palju kannatunud looma tagasi anda. Paraku on Paskal veel üks jube haigus. Kassitaits lühendatud nimetusega FIV kuulub siis kindlate viiruste juurde, mis tekitab kassidel üsna samasuguse haiguse nagu inimestel. Aga need on tegemist liigi omase haigusega. FIV ei nakka inimesele ja vastupidi ka mitte. Nakkusteed on ainult üks, võitlusaavad. See on kindel, see tähendab isakassidel omavahel kakeldes, läheb veri haava ja võib tekkida nakkus. Mis see omanikule tähendab? Sisuliselt võib olla natukene suuremaid veterinaariarveid. Kui on kodus kassi nii-öelda vaktsineeritud ja steriliseeritud kiisu, siis sisuliselt ei tähenda see suurt midagi. Paska on hästi sõbralik ja temast saab kohe kindlasti tore kaaslane. Need aga, kes soovivad just sellele kiisule kodu pakkuda, saavad lisainformatsiooni Loomakaitseseltsi telefonil 5267 117. Kui tihti ta peab arsti juures käima selle loomaga? Mitte sagedamini kui kord aastas, kui midagi erilist ei juhtu. Tõepoolest nendel võib tekkida nakkushaigusi rohkem
on mõningaid muid probleeme, aga sisuliselt, noh, kui te korra aastas arsti juures käite, rohkem sellest ei ole midagi. Põhimõtteliselt omanik, kes omale sellise kassi nüüd võtab, ei pea absoluutselt mitte millegi pärast muretsema ja saab rahulikult oma lemmikloomaga koos elada täisväärtuslikku elu. Loomulikult see inimene saab elada täisväärtuslikku elu, kusjuures selline inimene on eriti ilus ja suure südamega inimene.